milliste sõnadega tänane mäng kokku võtta? No, täna vastane oli tugevam kindlasti, et pidasime siin esimese poole enam-vähem vastu, aga siis vastane võttis oma, et vastase mängis väga hästi. Vahepeal üllatas meid oma mingite kaitseasjadega, kus meie mängijad ei olnud valmis ja tugevam võttis oma, ütleme nii, et au vastasele. No ega igad päevad on ka erinevad ja nagu ma olen enne ka öelnud, et noorte võistkondades on ka, et kes on ette arenenud, kes on hilise arenguga ja praegu on võrreldes meiega on Erkma poisid kindlasti tugevamad ja agressiivsemad ja tehnilisemad. Aga tänast mängupilti vaadates, millega tuleks rohkem tööd teha? Noh, ega me tegeleme ikka oma individuaalse tehnikaga eelkõige ikka, et ega selles mõttes midagi ei muutu, et individuaalne tehnika, üldfüüsiline ettevalmistus tulevikku silmas pidades, et ega ühe mängu põhjal kindlasti me neid põhimõtteid ei muuda. Nagu ütlesin, noorte klassis on eesmärk eelkõige mängijad kasvatada tulevikuks, mitte ühe mängu põhjal midagi muuta meeskondliku mõttes. Ütlen ka oma poiste kohta täna, et kuigi see seis jäi nagu jäi, et kõik pingutasid ja tahtsid ja selles mõttes etteheiteid ei ole. Et see on põhiline. Millised on tänavused meeskonna eesmärgid? Ega ka meeskondliku eesmärke ma ikkagi pigem noorteklassis niimoodi ei sea. Eesmärk on ikkagi see, et iga mängija noorteklassis teeks aastaga nii-öelda sammu paremuse poole, et individuaalne meisterlikuks paranes, füüsiliselt saaks tugevamaks, vastupidavamaks. Et see on eesmärk ja ma usun, et selle me kindlasti ka täidame, et nagu individuaalset plaani pigem. Aga kuidas üldse Viimsis läheb noorte korvpallil? Viimsis läheb või ilusti töötame, et praegu on Viimsi korvpalliklubis on ikkagi see hooaeg on esimene selline hooaeg, kuna me oleme suhteliselt noor klubi, kus need kasvandikud, kes alustasid nii-öelda päris algusest, lõpetavad siis gümnaasiumi. Ses mõttes ja meil on kõik aastakäigud täis, alates siis päris lasteaiagruppidest väikestest kuni siis, nagu ma ütlesin, viimase A-klassini, et selles mõttes on meil praegu ilusti töötame ja võib rahul olla. Eks alati saab paremini ja on probleeme, aga poisid käivad trennis ja rühmad on täis ja selles mõttes on kõik hästi. Eesti karikavõistluste Final Four 20.–22. detsembrini Tartu Ülikooli spordihoones. Parimad meeste, naiste ja noortevõistkonnad. Piletid Piletilevist. Korvpall on meie mäng.